Okei, ma alustan salvestust. Tere 9. klass. Olge head, pange tänase tunni teema kirja, mis on Ohmi seadus. Ja mida iganes see siis tähendada peaks. Me oleme teiega üle-eelmisel tunnil teinud praktilist tööd, kus uurisime siis voolutugevust ja selle sõltuvust siis lahuse soola kontsentratsioonist. Ja saime teiega teada, et mida suurem on lahuse soolade kontsentratsioon, seda paremini lahus elektrit juhib. Tänases tunnis vaatame vooluringi täpsemalt ning vaatame, millised füüsikalised suurused on vooluringi kirjeldamisel olulised. Nii, no vooluringi üks kõige olulisem osa on siis vooluallikas. Seejärel tuleb siis vooluallikast lüliti, millega me saame siis vooluringi sisse lülitada või välja lülitada. Seejärel on siis meile tuttav ampermeeter, mis mõõdab vooluringi voolutugevust. Voolutugevuse näit on tavaliselt amprites. Ja näiteks selles vooluringis on voolutugevus praegu 2 amprit. Siis tuleb tarbija. Ja juhe tuleb siis tagasi vooluallika teisele poolele. Aga ainult voolutugevusest vooluringi kirjeldamisel ei piisa. Et kui me näiteks lülitame vooluring sisse, siis kuidas me saame teada, milline on vooluringis voolutugevus? Et tegelikult ei ole meil vaja otseselt voolutugevust mõõta, et teada saada, kui mitu amprit siis vooluringis jookseb. Et selle jaoks meil on vaja 3 asja. Esimene, mida on meil vaja, on vaja teada selle vooluallika omadust. Tavaliselt, kui sa patarei peale vaatad, siis sa näed sealt sellist füüsikalist suurust nagu pane kirja pinge. Nii, pingetähis on U ja pingeühik on volt. No siin pinge on 1 volt. Ja kui sa patarei peale vaatad, siis sa tavaliselt näed ära selle pinge ja tavaliselt on patarei pinged 1,5 volti. Nii, ja mis asi on pinge? Palun pane kirja, et pinge ei ütle sulle otseselt, milline voolutugevus hakkab vooluringis olema. Sellepärast, et pinge võib olla väga kõrge, aga voolutugevus ei pruugi olla suur. Sul näiteks pinge võib olla 10 000 volti, aga voolutugevus võib ikka olla väga väike. Et ainult pingest ja voolutugevusest ka ei piisa. Teie kasutasite üle-eelmisel tunnil praktilises töös vooluallikad, sellist suurt patareid, mille pinge oli 4,5 volti. Ja voolutugevused, mida te saite, mis läbisid seda lahust, olid ka üpris väikesed, need olid milliamprites. Nii, järelikult on vaja veel ühte suurust, mis oleks praegusel juhul suurus, mis tuleb selle tarbija omadusest. Et ühelt poolt meil on motivatsioon, mis paneb elektrone liikuma, aga teiselt poolt on tarbija, mis neid elektrone peab läbi laskma. Ja siin kohas pane palun kirja täht R, siia vooluallika juurde pane kirja täht U ja tarbija juurde pane kirja täht R. Et ühelt poolt meil on motivatsioon, mis nagu lükkab elektrone, aga teiselt poolt on takistus, mis takistab nende elektronide liikumist. Ja palun pane kirja takistus. Selle nimetus on takistus, tähis on R ning ühik on ohm. Ja see näeb välja selline.
Nii, no kui kiiresti kirjutada, siis mina tavaliselt teen seda selliselt. Selline väike Squidward. Nii, aga ühiku nimetus on ohm. Ohm. Nii, pingeühik on volt, pinge tähistab siis seda motivatsiooni, mis elektrone liikuma paneb. Motivatsiooni tekitab vooluallikas ja teiselt poolt seda elektronide liikumist piirab tarbija, kes tekitab siis elektronidele takistust, mis takistab elektronide liikumist. Et seda võime ka kirja panna. Et siis elektronide takistus on siis elektronide liikumist takistav tegur. Elektronide liikumist takistav tegur. Et need on siis kaks suurust, mis mõjutavad vooluringis liiklevaid elektrone. Ja võt nüüd voolutugevus I, mis on siis elektronide kogus, mis korraga liigub, või siis elektronide kiirus, millega nad vooluringis liiguvad. Ja pane palun kirja, I on siis kolmas suurus, mis on siis voolutugevus. Seda me tähistame suure I-ga ning selle ühik on 1 amper. Suur A. Ja selle kohta pane palun kirja, et voolutugevus on vooluringi pinge ja takistuse tulemus. Et ilma pingeta ei oleks võimalik voolutugevuse tekkimine ja ka ilma takistuseta voolutugevus oleks ka lõpmata suur. Et voolutugevus ei teki iseenesest, vaid voolutugevust määravad pinge ja takistus. Ning voolutugevuse kohta võib ka kirja panna, et see on elektrilaeng, mis läbib juhtme ristlõiget 1 sekundiga. Nii, 3 suurust. Ning kõige sellised olulisemad on pinge ja takistus ning voolutugevus I on siis pinge ja takistuse tulemus. Ja seda me võime väga loogilise valemiga kirja panna. Et kui meil on I võrdub, siis kuidas voolutugevus teie arvates sõltub pingest? Et kas pinge kasvamisel voolutugevus kasvab või kahaneb, mis te arvate? See kasvab ja siia me tekitame ühe jagatise ja kui me paneme pinge kirja jagatise alla, siis see tähendaks seda, et kui pinge kasvaks, siis voolutugevus kahaneks. Aga see ei ole võimalik, et seetõttu paneme pinge kirja siia üles. Et kui pinge kasvab, siis voolutugevus vooluringis ka kasvab. Ja teine füüsikaline suurus on siis takistus, mis piirab nende elektronide liikumist. Ja mis te arvate, kuidas on, et mida suurem on takistus, seda madalam on voolutugevus või vastupidi, mida suurem on takistus, seda suurem on voolutugevus? Ja see läheb siis siia alla, sest takistus piirab elektronide liikumist vooluringis. Ja siin me saime teiega ühe väga lihtsa, loogilise ja füüsika mõttes ülimalt ilusa valemi, mida me saame kasutada absoluutselt igasuguse vooluringi suuruste kirjeldamisel. Et selle valemiga on võimalik välja arvutada, kui suur voolutugevus hakkab läbima meie vooluringi. Ja selle valemiga on võimalik siis hinnata, kas elektriseade sobib vooluringi sisse või ei sobi. Selle valemiga on võimalik ka määrata, kui suur
et kui me nüüd seda valemit ümber teisendame, et kui me nüüd leiame U siit, siis see on I korda R. Ja samas on võimalik siis välja arvutada takistust, et R oleks siis U jagatud I-ga. Siia võite teha sellise, mina nimetan seda Illuminaati kolmnurk. Ja selle Illuminaati kolmnurga sisse tuleb siis U, I ja R. Nii, ja võta siis see Illuminaati kolmnurk ja pane näpp peale suvalisele suurusele. Et näiteks, kui meie otsime I-d, siis I on võrdne U jagatud R-iga. Kui meie otsime U-d, siis U on võrdne I korda R. Kui me otsime R-i, siis see on U jagatud I-ga. Et selline väga lihtne abivahend, mida sa saad siis kasutada. Praegu meil seda vaja ei ole. Seda meil tegelikult vaja ei ole, sellepärast et teil on vaja osata teisendada valemit ning seda te teete nii, nagu te tegite ka soojusõpetuses. Et teil on vaja siis tekitada jagatis, kus I on tegelikult I jagatud 1-ga ning see on võrdne U jagatud R-iga. Et sellisel juhul te saate kõiki neid suuruseid liigutada üle võrdusmärgi, et kui te näiteks otsite U-d, siis te saate R-ist lahti, R läheb siia üles ning te saate U võrdub I korda R. Kui te otsite R-i, siis R läheb siia üles ja I läheb siia alla, siis R on võrdne U jagada I-ga ja nii edasi ja nii edasi. Nii, aga siin tuleb siis väike katse ja siin te võite siis näha erinevaid seadmeid. Et alustame siis kõige lihtsamast, et siin on meil tarbija ehk antud juhul on see lamp. Samas on siin olemas ka vooluallikas ehk patarei, mida teie olete kasutanud. Igal patareil on kirjas ka selle pinge on 4,5 volti. Siin on reostaat. Reostaat on siis muutuva takistusega tarbija, et see on siis nagu üks väike lisatarbija, millega me suurendame selle tarbija ja reostaadi kogu takistust. Et ühes asendis on selle reostaadi kõige väiksem takistus ja teises asendis on selle reostaadi kõige suurem takistus. Siin on vastavalt ampermeeter ja voltmeeter. Ampermeeter on ühendatud 1 ampri skaalasse, ehk siis meie vaatame praegu alumist skaalat 0 kuni 1 amprini. Ja proovime kõik see asi siin ära ühendada. Et võtame valge juhe, võtame punane juhe, ühendame ampermeetri plussi ja vooluallika plussi. Vooluallikast tuleb välja miinusjuhe, valge miinusjuhe ning see miinusjuhe läheb tarbija ühte kontakti. Tarbijast tuleb välja kollane juhe ning see kollane juhe läheb siis reostaadi ühte kontakti. Nii tuleb tarbijast välja, jõuab reostaadi ühte kontakti. Reostaadis teisest otsast tuleb välja roheline juhe ning jõuab ampermeetri miinusesse ja niimoodi saab vooluring suletud. Vooluallika plussist tuleb juhe tarbijasse, tarbijast tuleb juhe reostaati, reostaadist tuleb juhe ampermeetri ning ampermeetrist jõuab juhe tagasi vooluallikasse. Nii. Ja siin on näha, et selle reostaadiga on võimalik reostaadil on võimalik takistust muuta, et kord on siis takistus suurem ja kord on takistus väiksem.
et mis te arvate, millisel juhul on takistus suurem? Kas siis, kui lamp põleb heledamini või siis, kui lamp põleb tuhmimalt? Kas voolu tugevust takistus takistab või soodustab? Takistab. Kas siis heledama lambi puhul on reostaadi takistus suurem või väiksem? Jah, väga õige, väiksem. Ja tuhmima lambi puhul on reostaadi takistus suurem. Et lamp siis näitab meile voolu tugevust, et mida eredam on lamp, seda suurem on voolu tugevus ja seda sa saad vaadata ka ampermeetrilt. Et kui lamp on tuhm, siis ampermeetri näit on 0,1 amprit. Kui lamp on ere, siis ampermeetri näit on 0,2 amprit umbes. Et kui täpselt vaadata, siis ampermeetri näit on 0,16 ja 0,19 amprit. Ehk siis takistus suureneb, voolutugevus kahaneb. Takistus kahaneb, voolutugevus suureneb. Nad on pöördvõrdelised. Ja on siis veel üks seade, mis mõõdab pinget. Tegemist on siis voltmeetriga ja voltmeetri negatiivne kontakt ühendame ära lambi negatiivse kontaktiga, mis on selle valge küljes. Nii. Ja voltmeetri positiivne kontakt ühendame siis lambi teise poolega. Ja saame näha siis pingenäitu. Ja mida me siis siin vaadata saame? Et mida suurem on pinge, seda suurem on voolutugevus. Et kui pinge on 2,3 volti, siis voolutugevus on 0,19 amprit. Ja kui pinge langeb, siis langeb ka voolutugevus ja umbes 1 voldi juures on voolutugevus 0,16 amprit. Et siis jällegi, kui pinge kasvab, siis voolutugevus kasvab. Kui takistus kasvab, siis voolutugevus kahaneb. Et see on siis Ohmi seadus ja palun vaadake siis edasi. Ja pane palun kirja esimene ülesanne, mida meil on vaja lahendada. Nii, vooluringi on ühendatud tarbija takistusega 20 ohmi ning vooluallikas pingega 4 volti. Leia tarbijat läbiv voolutugevus. Et alati oli mingi küsimus? Et alati on selliste ülesannete juures mõistlik tekitada vooluring, sest vooluringile on hea kujutada ka kõiki suuruseid. On vaja ampermeetrit, on vaja tarbijat. Ja on vaja vooluallikat. Üks asi veel, et kuidas pinget mõõta. Et kui ampermeetrit me ühendasime niimoodi vooluringi sisse, siis voltmeetrit, mis pinget mõõdab, me ühendame alati vooluringi külge. Ja ring V-ga on siis voltmeeter, ring A-ga on ampermeeter, ring V-ga on voltmeeter. Ning seda me ühendame siis tarbija mõlemale kontaktile. Nii, ja paneme siis kirja, et mis meil teada on. Et meil on teada siis vooluallika pinge, mis on 4 volti. Ja meil on teada tarbija takistus, mis on 20 ohmi. Nii, ja nagu ikka, paneme kirja antud, leida ja valem. Nii, andmetest on meil pinge, see on 4 volti, ja tarbija takistus, mis on 20 ohmi.
valem, voolutugevus, leida on vaja voolutugevust ning valem on voolutugevus võrdub U jagatud R-iga. Et praegusel hetkel meil ei ole vaja midagi teisendada, nii et julgelt võime seda valemit kasutada, tõmmates valemile üks joon alla, mis tähendab, et see valem on see, mida me arvutuses kasutame. Ja paneme lahendus kirja. Voolutugevus on siis pinge 4 volti jagatud voolutugevus on võrdne pinge 4 volti jagatud takistusega 20 ohmi. Ja tulemuseks saame 0,2 amprit. Ja see on meie lõppvastus ning arvulisele lõppvastusele tõmbame 2 joont alla. Valemile, mida me kasutame, tõmbame 1 joon alla ning vastusele tõmbame 2 joont alla. Ja paneme siis tulemus kirja ka siia joonisele, et voolutugevus, mis läbib tarbijat, on 0,2 amprit. Ja see on meie vastus. Pane siis järgmine ülesanne kirja. Maksimaalne voolutugevus, millele tarbija vastu peab, on 10 amprit. Milline saab olla maksimaalne vooluallika pinge, et tarbija läbi ei põleks, kui tarbija takistus on 15 ohmi. Et siis teeme siis joonise ja paneme kõik vajalikud andmed joonisele kirja. Et kõigepealt siis vooluallikas, siis on meil ampermeeter, siis on tarbija. No tarbija asemel me võime joonistada ka lampi seekord. Ja vooluring tuleb siis, näiteks läbi lüliti tuleb siia tagasi. Nii, ja mis meil siis teada on? Meil on teada, et tarbija takistus on 15 ohmi. Ja maksimaalne voolutugevus, mis saab seda tarbijat läbida, on 10 amprit. Ja meil on vaja leida pinge. Ja nagu ikka, paneme kirja kõik andmed. Ja mis meil siis on? Voolutugevus, maksimaalne voolutugevus on 10 amprit. Voolutugevus saab ka väiksem olla, siis on ka pinge, siis on ka vajalik pinge madalam, aga meil on maksimaalne voolutugevus 10 amprit ja pinge tekitab voolutugevust, seetõttu meil on ka vaja maksimaalset pinget teada. Takistus on 15 ohmi ja leida on siis vaja pinget. U on siis küsimärk. Vaat nüüd paneme kirja valem, mis on U jagada R-iga. Ja see ei ole meie lõppvalem, seda me kasutada ei saa, sellepärast et meie otsime pinget. Siin kohas on vaja siis seda valemit teisendada ning näitame tuletuskäiku. U on siis, U jääb oma kohale, R läheb üle võrdusmärki siia üles vasakule ja tuleb siis U võrdub I korda R. Ja see on meie lõppvalem ning tõmbame sellele üks joon alla. Lahenduse alla paneme siis kirja kõik, mis me lihtsalt asendame siia numbrid sisse. Pinge võrdub siis voolutugevus 10 amprit korda 15 ohmi. Nende ühikute väljakirjutamine lahenduskäigus ei ole kohustuslik. Mõnikord sa võid seda teha selleks, et oleks mugavam selle lõpptulemuse, lõpliku ühiku tuletamine.
Nii, ja siis 10 korda 15 ohmi on 150, mida? Volti. Ja see on meie lõpptulemus. Lõpptulemusele tõmbame 2 joont alla ning paneme kirja, et U on 150 volti. Et kui on teada, et maksimaalne voolutugevus saab olla 10 amprit, siis selle lambi puhul ei tohi pinge ületada 150 volti. Ta tohib olla madalam, kuid ei tohi olla suurem. Nii, palun lahendage siis iseseisvalt ülejäänud arvutusülesanded ja järgmisel tunnil vaatame need tulemused üle. 1.